I run barefoot, shoes at the door. The air's so sweet, I go up and gasp for more. A night so still, I does, I saw. Oh, this is what I'm living for. Kätte on jõudnud Vlogmassi 7. päev ja tänast päeva me alustame Kõrvemaalt. Mu jalg all krudiseb lumi ja taamal paistab igal pool lummav mets ja Lili jookseb kuskil. Kus sa jookseb? Seal sa jooksed! Tšau! Ühesõnaga, me tulime natukene tööd tegema, sest täna on -17 kraadi ja lootust on, et kuskilt sealt võib-olla piilub varsti päike, nii et teeme mõned droonikaadrid, teeme mõned reelsid sotsi jaoks ja ma ütlen ausalt, mulle nii meeldivad tööpäevad, mis algavad looduses. Nagu mulle väga meeldib meie stuudiopind, aga nothing can beat this lihtsalt, nothing can beat this. Mis sa arvad, Lilja? Mis sa arvad? Mis sa arvad? Kuidas teile meeldib prinsessi ilus talvejope? Me käisime eile taga jalutamas ja tal oli nii külm, jah. Täna me otsustasime, et paneme siis jope ilusasti selga ja kui me juba siin metsade vahel oleme ja päikest hetkel ei ole, siis võtsin oma fotokaameraga välja, et teen vähemalt paar pildikest enne, kui me siis Tallinna tagasi suundume. Aus olen, siis ma ei oleks elu sees osanud arvata, et Lili on kunagi nii sõnakuulekas, nagu ta on. Me käisime küll taga ilusasti Kutsika koolis ja näituse koolis ja nii edasi, aga ikkagi ta on Jack Russell, eks nad on väga intelligentsed ja iseseisvad, aga ta päriselt on nõus lihtsalt mingi olema modell mulle. Peaks talle mingeid treat'e selle eest välja mõtlema, et ta nii tubli on, vaata nagu mõjuisikud ikka saavad mingit raha, et siis ta saab kommi. Uisutamas ja kelgutamas on käidud, epic päike tuli ka välja ja minul on veel viimane asi teha ja see on tõukekelguga sõitmine. Oh my god. Ma pean ütlema, et see on korralik trenn. Ma üks talv tegin seda ja nagu kui sa panen ikka 6 kiltsa, ma nagu see annab tunda. Sa oled juba vana tuttav, on ju? No ikka, jah. Hello! Kas see on juba avalik või? Jaa, tänases läks laivi. Damn! Looking good, Piret! Damn! Looking good! Kuskil on Jüriga. Tere, Jüri! Nii, koosoleku aeg, kuna jõuluvideode ideede genereerimine on täies hoos, siis täna me oleme Sportlandis, et seda teha. Keisi juba tuleb! Hello! No kuidas sa oled ennast siis sisse elanud siin Sportlandis otsmeedia spetsialistina? Elan ja ma ütlen, elu käib maksimaalselt ja kuidas ma ütlen, eneseareng endalegi üllatuseks on Mount Everesti jõupanet. Awesome! But still liking it? Oh yes, I love it. Ekstreemsed väljakutsed on tõused. No siis sa oled täiesti õige töökoha peale, mõtlen ausalt. Nii! Ma saan aru, et me mõtleme täna jõulukampaaniat, jah? Jep. Super! Võtame siit kuskilt, ma tean, et midagi on puudu mu elust. Midagi on puudu mu elust. Kas te oskate arvata, mis on puudu mu elust? Kiir või? Ei, oot, Karel juba tuleb. Ma juba näen seda sealt.
päkapikk tuleb jõudsal sammul kõige olulisema kraamiga üldse, mis maamuna peal olemas on. Tuleb pikk brainstorm, nii et läheb minna. Ainult head kraami. Täiega. Jela! Kenel ei olegi veel vlogile tere öelnud. No tere, on Keneli. Jaa, sina oled Lili, jah? Seda me juba teame kõik. Well, hello there! Ma suutsin teist ära unustada, milline tempo mul töö juures on, eriti pärast puhkuselt tulekut. Kui ma tavaliselt olen paika pannud enda jaoks, et ma nagu rohkem kui pool päevast ei pane koosolekut alla, sest muidu ma ei jõua muud tööd üldse tehtud, siis kahjuks hetkel see ei päde, sest jõulukampaaniad kõik juba põlevad ja praegu on kiirelt endaga vaja tegutseda, nii et tänane päev on meil möödunud koosolekute tähe all. Küll aga tuli mul meelde, et ma tegelikult lubasin teile eile, et ma näitan teile meie stuudiot, mida ma otse loomulikult teinud, nii et teeme kiire stuudiotuuri. Ehk siis astute sisse ja seal on Preili Lili. Ehk siis meie esikukene, kus on väike garderoob, meie laadimisnurk ja Lili. Siin aeg-ajalt Märt monteerib. Siin on meil mega mõnus veranda, mida me siis suvelike täiega kasutasime. Mina istusin põhimõtteliselt iga vaba hetk, võtsin seal päikest, üli mõnus. Ja siit me liigume siis meie põhitööalasse, kus on Preili Liisa laud, Margareti laud ja Märdi laud, kui Margareti ei ole. Kenel istub meil siin, Sandra istub meil seal, Lonni istub tavaliselt siin, kui teda ei ole, siis istub mina siin ja see on nii-öelda põhiline work-ala, mis meil on. Siis me liigume edasi meie lounge-alasse, kus me chillime üljantes. Siin on väga paljas kuusk, sellega on vaja tegeleda. Ja ma tegelen sellega homme, sest homme tulevad tuled ja kui tuled on küljes, siis saab kõik kaunistused ka külge panna. Nii et homme näeme ilusad kuusepuud. Aga jah, üljantes meil siin ajas siis mängib kas Friends või Office. Sõltub kelle käes pult on parasjagu. Ja siin me siis puhkame, chillime. Aegalt me kasutame seda ala ka nii-öelda stuudiosetina, sest mõni klient tahab sükest kodusemat live-keskkonda, et siis me teeme seda siin. Ja kui praegu siin on süke nagu laohunnik enam-vähem on ju, siis aegalt me paneme siia ülesse foonid, et me saaksime pildistada. Ma olen siin teinud päris palju ägedaid pilte, harjutanud, sest stuudiofotograafia on üks nendest asjadest, mida ma tahaks täiega paremini osata või õppida. Mul ei ole olnud lihtsalt väga palju praktikat ja nagu ikka sükeste loovate asjadega kõige paremad skillid tulevad siis, kui sa harjutad. Sellepärast ma ka vlogmassi teen, sellepärast et äge on õppida uusi asju, uusi viise, kuidas monteerida, uusi asju, kuidas filmida. Keegi küsis ka vlogmassi all, et kas ma olen kunagi filmi õppinud. Ei, ma ei ole kunagi filmi õppinud. Ma olen küll Balti filmi ja meediakooli lõpetanud, aga ma lõpetasin suhtekorralduse erialal. Ma filmiloenguid kui selliseid võtsin ainult teoreetilisi, ehk siis cinematografit ja nii edasi, et ma väga hindan filmikunsti. Ma armastan filme vaadata, mulle väga meeldib videosid teha. Aga ei, ma ei ole õppinud kuskil filmikunsti, et ma õpin täpselt samamoodi, nagu ma oletan, et enamus inimesed tänasel päeval. Ma löön YouTube'i sisse, mida mul vaja on ja siis ta ütleb mulle, kuidas seda saavutada. Aga siit jõudsime siis väiksesse koridori, kus meil on lõuatõmbamiskang, kus aeg-ajalt Patrik ja Märt teevad endale mingisuguseid väljakutseid. Siis meil on erinevad taustafoonid, mida saab siis pildistamise jaoks kasutada. Siis on meil otse loomulikult ka vannituba, aga mitte tavaline vannituba, vaid selline vannituba, kus on ka dušš, kus on millegipärast vaip. Kuna selles stuudios meil väga hästi nii-öelda storage'iga ei ole, mis siis on siis nagu koha, kus asju ladustada ei ole, siis duši all me hoiame vaipa näiteks. Siin on meil kööginurgakene. Tada! Ja taaskord Lili. Kööginurgas on meil otse loomulikult Red Bulli külmkapp, mis hetkel on täielikus tühjuses, aga Red Bulli tüdrukud tulevad homme. Nii et me lahendame juba kiirelt selle probleemi ära. Ja siis on meie kõige viimane ruum. Siin on siis see koht, kus Patrik töötab enamus ajast, et meie podcasti salvestusruum. See on selline siis, mida me saame ümber kujundada, et see tagumine punane taust käib ka teistpidi, et saab valge tausta teha. Ehk meil on siuke 2 erinevat setti, mida me tavaliselt podcastide puhul kasutame. Et selline on siis meie väike stuudiokene. Vlogmassi alla tuli ka küsimus, et mida mu ettevõte üldse teeb või mida mina teen. Ja kui me räägime sellest ruumist siin üldse, siis see on Spark Studio nimel, sest see on minul ja Märdil 2 peale.
tema teeb siis enam eeskätt videoasju ja mina ja siis tüdrukud Keneli ja Liisa teeme sotsmeedia asju. Ja sotsmeedia asjade all ma mõtlen siis seda, et mina eeskätt loon strateegiaid sotsiaalmeedia jaoks, konsulteerin kliente, et kuidas kõige paremini toimetada sotsiaalmeedia platvormidel, aeg-ajalt ka haldan klientide kontosid lihtsalt selle jaoks, et hoida kätt soojas nii pildistamise, filmimise, copyrightimise kui ka lihtsalt üldiselt platvormide osas, et ma olen seda teinud nüüd 12 aastat peale. Siis kui Facebook tuli Eestisse, siis hakkasin mina sotsiaalmeedia valdkonnas tegutsema ja tänaseks hetkeks ma olengi siis saanud, ma tahaks öelda endale Eesti kõige ägedamad kliendid, et mul on Sportland, mul on Apple, mul on Red Bull, mul on Nike, mul on Swedbank ehk siis kõik nagu mega ägedad kliendid ja nii me siin igapäevaselt toimetame. Eeskätt on siis meie missioon see, et saaksime luua sellist sotsiaalmeedia sisu, mis päriselt pakub väärtust mitte ainult meie kliendile, vaid ka nende kliendile. Nii et siuke põnev väljakutse ja no ma ei tea, mulle nii meeldib seda teha. Minu enda isiklikud kanalid ei ole küll sellised, kus ma väga sisu looksin, et siin YouTube'is ka ma tulen ju ainult korra aastas, aga klientide jaoks mul meeldib täiega luua. Aga, Lili, mis sa arvad? Pakime kokku, lähme koju ära või? Is it time? Yes, it is time. Meil on ainult see error, et ma jätsin tema rihma Kõrvemaale. Nii et meil on vaja kiirelt kuskilt läbi minna, et osta talle rihm, et ma saaksin ta õhtul jalutama minna, sest meil on ju veel vaja sammud ära teha. Kõrvemaa hommik andis meile küll juba 8000 sammu, nii et meil on ainult 2000 päeva juurde teha, aga lähme teeme neid ka ära. Minu suust kuuleb hästi tihti lauset it's not stupid if it works ja siin on ehe näide sellest. Ma võtsin mingi kingipaela lihtsalt, et saaks Liliga kiirelt korra pissil ära käia. 3, 2, 1, go. Okay, this just made my day nagu. Mom, I've made it. Mul ei ole rohkem elus mitte midagi vaja teha, sest Liina Ariadne valis minu tehtud pildi oma Eesti Laulu cover artiks nagu. Minu tehtud pildi. Nagu vaadake, kui cool. Okei, ma vaatan, kas ma saan valgusega. Sain valgusega normaalseks. Ma käisin tegelikult üldse tegemas behind the scenes pilte kliendi jaoks, kes sponsoreerib siis seda videot, mida te näete laupäeval Eesti Laulul. Ja ilmselgelt Liinal üks nendest piltidest meelis nii väga, et otsustas seda suuremalt kasutada, mis on nagu... See on nii äge, see on nii suur kompliment lihtsalt. Ma olen mingi aasta pool praegu teinud niimoodi regulaarselt, harva, aga regulaarselt pilte ja ma olen avastanud, et inimeste pildistamine on mu kõige lemmikum asi üldse, kui ma suudan neid tabada sellise nurga alt, et nad tunnevad ennast enesekindlalt ja võimsalt ja ilusalt ja siis ma saan neile pildid ära ja nad on õnnelikud sellele, see on nagu nii... See on otse loomulikult üks nendest asjadest, mis jääb mulle elu lõpuni hobiks, sest kui kõik mu hobid saaksid mu tööks, siis that would be bad. Poleks midagi, mida teha, et oma tassi täita töö kõrvalt, aga nii äge, lihtsalt nii äge, so made my day, nii et ma arvan, et sellel noodil me võimegi tänase päeva kokku pakkida. Ma loodan, et teile täna nüüd meeldis ja aitäh, et te juba, issand jumal, 7 päeva minuga vlogmassi siin vastu olete pidanud. Võite teada anda, mitu videot olete jõudnud juba ära vaadata, kas te olete on schedule või on nii palju Eestis vlogmassi tegijaid, et on keeruline järge pidada. Aga mina lähen toitu ära nüüd, nii et näeme homme. Tšuu!